nii, tervitus, täna vihmane, tuuline ja suht kole ilm, aga ma tulin jälle kalale ja magnet on ka kaasas, et ehk ma saan enda selle teise landi, mis ära kadus nüüd kätte, et siin poolest päeva või rohkem sees vedelenud juba, et tahaks täna kätte saada kahlakad ja paandki jalga, mõtlesin, et niikuinii ma ei hakka vette rännima, et kui tuleb magnetiga, siis tuleb, kui ei tule, siis ei tule. Siis tuleb uus küsida või teist kasutada. Praegu panin otsa selle ja proovib sellega. Nii, sama koht, kus eelmine kord kala sain. Vaatame, kas saab uuesti. Ja siin nurga taga kohe suht lõigab kuskil mul ainult. Kui pole vooluga kuhugi mujal läinud. Või siin on väga palju väikest all. Ja mul oli võtt. Ma mõtlesin, mis oli. Oli moka otsast üliõrnad konksu otsaga kinni vist. Tuli kaasa hästi väike. Et ja sai siin minema mu nina ees. See on nagu kinni. Nii, siin on see märgistatud puu ja siit hakkab magnetit loopima iga hetk. Ma võtan paar oksa eest ära, et midagi kuhugi mujale kinni ei jääks jälle. Siin püüdaseks kalda ääres ja siis vaatab edasi. Nuga tuleb kodus ära puhastada kindlasti. Ja. No nii, ja läheb magnetfishinguks. Vaatame, kas kui kala lanti võtta, et kui ta on juba mingi landi võtnud ja koos sellega minema läinud, et kas saab ta siis niimoodi kätte. Jah, magnet on hetkel vees. Hoiame teda seal. See on nagu korgiga püük, et magnetit tulebki vees hoida ja oodata, et talle midagi külge hakkaks. Jah. Okei, tegelikult asub asja kalale. Vesi on ikka päris külm. Väiksed oksad ikka siin segavad tohutult. Ja vesi on ikka väga külm. Nii. No nii. Ja sain kätte landi. Aga ta ei läigi enam üldse nii, nagu ta peaks läikima. Aga noh, ja siin kuskil ühe sees ma kaamerast vist näha ei jää. Ühe tuti sees oli. Ma just mõtlesin, et teen paar viimast viset ja lähen minema, et ei viitsi nii kaua, aga nüüd tuleb see poleerima, ära poleerida, läikem lüüa ja nüüd see. Siit vist ei jää väga näha, lähedalt ei saa näidata, on udune, et roist läks täitsa lihtsalt puruks. Aga sain oma landi lõksu tagasi, tegelikult topelt rossi oma ka veel. Ma olen siia suurema külga pannud, et oleks mugavam. Ja rant on ka korras, aga seda ma täna käin läbi selle rantsiga. Nüüd vaatame, mis kell on. Kell on praegu 14.18. Mul on veel aega natuke ja ma käin ära nüüd teisel pool seda sildaga proovimas ikkagi veel püüda korra. Ja siis on kõik, aga vaatame siis, kui kõvasti tõmbab seda. Oi, konksust kinni saab siis ikka väga kõvasti. Ja nii. Aga see on korras, ma panen need asjad kokku ja siis teisel pool näeme. Ja. No nii, jälle. Lant jäi teise kaldasse kinni ja tõmbasin endal nööri seekord puru. Mis imeleb ja ma ei tea, kohe saame teada. Ühesõnaga, ma ei tea, kas ma lähen sellele koha järgi või. Päris lihtne kätte saada, ma arvan, et ma olen talle ikkagi pärast järgi. Ja panen praegu lihtsalt teise landi. Jah, ma panen praegu teise landi, ma ei viitsi praegu jälle kohe jalutada sinna. Ja küll pidin selle landiga täna püüdma. Noh, jah. Jah. No nii, ma olen siin jahitorni juures, siit edasi ma ei lähe. Ma hakkan siit püüdma. Ma vaatan, kas siia otsa kannatab veel minna.
või enam ei kannata üldse. Kannatab küll. Minu meelest ta on täpselt samamoodi nagu vana oli, aga see peabki ise see vana olema, aga siis on, ma ei näe ühtegi uut osa, et kuidas teda tugevamaks oleks tehtud nagu. Varem ta kõikus igastahes minu mäletamist mööda. Siit on päris pikk maa tagasi ja tegelikult ma lubasin natuke varem ära viia juba selle magneti, aga ju siis ei vii nii vara veel. Ei saa. Nii, aga ma hakkan nüüd püüdma vist. Või ma pidin tornis ka ära käima korra. Ronime korra üles siis. Siit avaneb selline vaade jõele ja kõigele. Miks just sellise koha peal, ma ei tea. Seal tundub nagu oleks udu seal ees, aga ühe hästi väikse koha peal ma ei tea. Aga see palk, mille ma kunagi maha võtsin, see ikkagi on veel siin. Eelmine kord mõtlesin, et kas on siin või üle-eelmine korda. Kas on veel siin või on ära tassitud, aga siin on veel. Aga minu meelest teda on liigutatud. Mina ei ole teda vist sinna jätnud, ma ei mäleta. Aga ma hakkan nüüd siit püüdma ja eks siis vaatab edasi. Jah. Ja nüüd vaatan, et siin kaldast üli natuke eemal, aga kivi peal on sitt. Lihtsalt sitt. Kuidas kurat see siia sai, pole õrna aimugi. Juba rõve igastahes. Kes see käib kivi peal niimoodi siitamas ja lööb veel laiali selle. Ma mõtlesin korra, et äkki keegi viskas selle sinna. Aga nagu ehitaks mis mõttega teiseks, siis oleks palju rohkem laiali. Väga imelik. No nii, panin õnge just koti külge ära. Rohkem viskaid täna ei plaani teha. Võtan varustuse, võtan ratta, sõidan landile järgi ja siis sõidan tagasi. Näete, post. Nii, aga jah, ma pakin kõik asjad kokku, panen nüüd valmis. Ja lähen siis minema. Ei tee, aga subscribe, like, comment, share ja näeme järgmises. Ja see telli nuppu vajutamine eesti keeles telli, see on jälgi, see on lihtsalt sitaks tõlgitud. Et see ei maksa selle eest mitte midagi. Ma ei saa aru, miks mõned inimesed seda ei tea, uurige siis lähemalt. Ja kui mõte on näiteks hoopis selline, tead, selle tellimise nupu kohta tead küll, et maksma ei pea selle eest, aga mõtled, et YouTube viskab sulle need videod ette, et miks sa pead kanalit tellima. See aitab kanalile tõsiselt kaasa, siis motiveerib mind ka rohkem, ma hakkan rohkem videoid tegema, või rohkem nüüd üles panema, ma teen neid kuni. Aga jah, rohkem polegi midagi. Näeme järgmises osas. Jaspers out.